No meie ajal olid muinasjutud loomulikult. No, praegu öeldakse, et rääkige lastele muinasjutte, need on nii positiivsed ja nii helged. No ja ma hakkasin mõtlema nende muinasjuttude peale, mis minu lapsepõlves mulle räägiti. Väga huvitavalt järeldustele jõudsin. No üks muinasjutt peab kandma endas mingit moraali, eks ole, või mingit mõtet. On nii? No öelge, millist moraali kannab endas muinasjutt Punamütsike. Millest räägivad meile selle loo kangelased? Kas need on ikka positiivsed tegelased? Näiteks ema, kes sunnib oma last aastaringselt kandma ühte ja seda sama peakatet. Millise moraalse kahju jätab see lapsele, keda ei kutsuta mitte nimepidi, vaid mingi riideseme osa järgi? Öelge, milline ema saadab oma lapse üksinda läbi hämara metsa? Ma ei tea, kas see on ikka positiivne tegelane. Või siis see vanaema, jumal küll, kes tahtis nii hirmsasti kooki süüa, et ei suutnud eristada lapselapse häält hundi häälest. No, ma ei tea. No minu arvates ainukene positiivne tegelane selle loo puhul ongi hunt, kes tahtis süüa. No muidugi hundi reputatsiooni natukene rikub see, et ta pani endale selga naiste riided. Aga muidu üldiselt hunt oli tubli. Oli ju tubli? Teet, oli ju? Ei, mina ei tea, hunt oli halb ikka. Ta õppis ju rääkima, issand jumal. See on prantsuse muinasjutt, tead. Hundi jaoks prantsus keel selgeks saada on ikka väga keeruline. No mis seal veel siis on? No me teame, et seal loos metsast illerdavad mingist 2 jahimeest. No ma ei imestaks, kui üks jahimeestest oli Punamütsikese bioloogiline isa. Sest muinasjutus mehi rohkem ei mainita, Punamütsikese isast üldse juttu ei ole. No me ju teame, et see vanaema ja see ema elasid ju kumbki teispool metsa, eks ole, on ju nii? No järelikult see ema pidi vähemalt ühe korra selle metsa läbima. No ju seal siis olid need jahimehed ja nii see Punamütsike sündiski. No sealt loost koorub veel väga palju huvitavat välja. Me teame ju loo lõpus, et hundil lõigatakse kööt lõhki, eks ole. Ja sealt astuvad välja, pange nüüd tähele, omal jalal Punamütsike ja vanaema. Kuigi me loo alguses teame, et vanaema oli voodihaige ja ei suutnud käia. Vaata, kus simulant tuleb välja, saaks aga kooki moosiga, tead. No nii on. No mis seal siis veel? Nüüd lähevad asjad pikantsemaks. Me ju teame, et hunt sõi vanaema ära ja pärast seda pani ta endale selga vanaema riided. Järelikult enne seda, kui hunt vanaema ära sõi, pidi ta vanaema riidest lahti võtma. Kusjuures on teada, et viimane ei hakanud vastu.